Vast viimasel valitsuse pressikonverentsil te rääkisite koos peaminister Kristen Michaliga sellest, et toidukaupade kõrgete hindade taga on toidukauplused ja juurdehindlus. Sellest on tegelikult kirjutanud ka ajakirjandus. Et kas valitsusel on ka mingisugune konkreetne plaan, mida nüüd ette võtta, mida valitsus üldse saab ette võtta? Ja, nagu me oleme öelnud, et ega valitsus hindasi kujundada ei saa. Et hinnad ikkagi kauplustes selgelt tekivad nõudluse ja pakkumise mudelil. Küll aga, mis on murekoht, et seesama, nagu te ka mainisite, tõesti, kui ajakirjandus on ka väga tänuväärset tööd teinud, nagu näitas neid Viku või Viineri pilte, et kuidas on siis näiteks aasta jooksul siis lõpphind kujunenud. Ehk see on tõstatanud tegelikult küsimuse. Meil oleks vaja selgelt aru saada, ma arvan, kogu ühiskonnal, kuidas kujuneb lõpphind. Et nii jaeketid, kui ütlevad, et nemad panevad vaevu marginaali juurde, tootjad ütlevad, neil on väga keerulised lepingud ja hulgimüüjad ütlevad ka, et neil ei jää midagi kätte. Aga samas me nägime kasvõi selle konkreetse tootegrupi pealt, mis oli Viiner. Me ei saa üldistada kõike, aga selgelt ei ole ei tootjad juurde saanud, sealt maksuosa on väga minimaalne, aga ometi juurdehindlus oli väga suur.